Me oleme vist jõudnud nüüd teie lemmikpaika, saan ma aru. Ja see on üks ilusamaid paiku parlamendis, mida ilmselt aknast välja vaadates võib ka öelda. Et Euroopa Parlament nii Brüsselis kui ka muidugi siin Strasbourgis, kus on tema ametlik asupaik, koosneb päris suurest hoonete kompleksist, mis on enamasti omavahel ühendatud või suurem osa neist on sildade ja tunnelite ja koridoridega ühendatud. Ja see galerii või sild, millel me praegu asume, läheb üle Illi jõe. Et Strasbourg on kuulus selle poolest, et siin on palju jõgesid, palju kanaleid. Miks see paik siin oli nüüd see koht, mille te enda lemmikuks valite? No Euroopa Parlament on suur, aga siit imeilusaid vaateid väga palju ei avane. Et parlamendisaal, see hemicycle on ikkagi selline suletud ruum ja paljud aknad ka avanevad kuhugi siseõuedesse, aga siin on tõepoolest selline avar, õhuline ja näeb palju rohelust, vähemalt sellisel ilusal rohelisel aastaajal. Riho Terras on siin parlamendis olnud saadikuna juba 6 aastat või tal käib 6. aasta ja ilmselgelt selle 6 aasta jooksul on parlamendi nurgad ikkagi ära nähtud, vaadatud ja palju aega siin veedetud ja ma olen väga põnevil, millise koha tema nüüd välja valis. Tere! Tere! Kuhu me siis nüüd läheme, et milline see lemmikpaik siin Strasbourgi parlamendis vähemalt olla võiks? No kõigepealt seda, et kui öelda, et ma olen kõikides kohtades käinud, siis seda kindlasti mitte, sest see maja on endiselt mulle suhteliselt suur müstika. Selles ruumis istub koos siis Euroopa Rahvapartei fraktsioon. Siin kohtuvad ka võib-olla kõige tähtsam delegatsioonide juhid kõikide parlamendi poolt tehtavate otsuste arutamiseks. Aga lähme vaatame selle ruumi üle, ma olen ikka põnevil ju, milline see teie lemmikruum siis siin ikkagi nüüd välja näeb? Ja mina istun siis siin, selle koha peal, siin on siit... Peaaegu esireas. Või no selles mõttes, et selles suures ringis ongi esirida. Ja ees, kui me vaatame, siis siin on need suured delegatsioonid ja järgmine rida on siis väikesed delegatsioonid. Siin Strasbourgi nädalatel on see koht, kus ma kõige rohkem aega veedan. Me oleme jõudnud õue parlamendis. Kus me siis oleme? Teie lemmikkoht siin, ma saan aru. Me oleme praegu 8. korruse ühel väikesel rõdul. Aga no see hakkab kõik eellooga. Iga kord, kui parlament alustab tööd, loositakse parlamendisaadikutele kabinetid. Loositakse fraktsiooni suuruse järgi, siis delegatsioonide juhid ja nii edasi. Igades mingi kuu-paari pärast on meil oma kabinetid olemas. Ja kuigi see on minu teine koosseis Euroopa Parlamendis, on see esimene kord, kui ma oma Strasbourgi kabinetist näen kuulsat Strasbourgi katedraali. Ja see rõdu on ka sellepärast hästi armas, et pärast lõunal paistab see päike. Tegelikult ma näen seda kõike ka oma kabinetist. Teid ma otsustasin õue tuua, sest siin on lihtsalt ilusam. Kui on ilus ilm, ikka astun siit rõdult läbi, kas siis teel kabinetti või teel hääletama. Tervist! Lähme vaatame teie lemmikkoha siis üle. Nüüd me saame tõepoolest vist kuskile, kuhu meie isegi ka muidu ei pääse, sellepärast, et siia pääsevad ainult saadikud, nii et väga põnev, kuhu te meid nüüd viite? Ei oska tõesti arvata, jah. Miks see teie lemmikruum siis siin on? No eks neid lemmikruume võib veel ju olla tegelikult, aga kui vähe välja valima, siis üks põhiline koht, kus sa siin nagu õhtusel ajal, vabal ajal oled, hüppad korra see trennisaalist läbi. Ajad keha igiseks ja üritad ilusti kaalu kontrolli all hoida, et mitte olla keskmine Europarlamendi liige umbes 130 kilo ja kõrge vererõhuga. Üldiselt siia kedagi filmima lubata, nii et TV3 on ainulaadne võimalus kogu Euroopas 440 miljoni elaniku seas saada siis see filmimise võimalus. Tänu loomulikult mulle, sest meie muudame Euroopat. Me oleme jõudnud kuskile, kus jälle tuul puhub, päike paistab. Teie lemmikkohta oleme jõudnud. Kus me oleme siis? Me oleme sellisel katuse terrassil ja siin on ka kohvik, et siin saab võtta kohvi, aga see on tõesti ühelt poolt on see nagu maailma lõpus, kui sa parlamendist hakkad tulema, aga sa tuled kogu aeg läbi hoonete ja siin me näeme Euroopa Nõukogu maja, kus tegelikult Euroopa Parlament töötas kuni aastani 1999 ja siis on väga tore vaade, et siin on väga palju rohelust, siin on, sa näed mägesid ja kui siit edasi minna, siis paistab siit ka nagu kesklinn, seesama katedraal paistab ja kui siit nüüd vaadata natukene sinnapoole, siis me näemegi Euroopa Parlamenti, mis 1999 valmis sai
nii et siin on hea sellist hinge kuidagi puhata ja vaadata kaugusesse ja oma mõtteid sättida.